Vabadussõda on eestlaste uuema ajaloo tähtsaim sõda. Seda mõisteti kohe ja mälestusmärkide püstitamine algas juba Vabadussõja ajal. Tegemist polnud riikliku kampaaniaga, vaid need rajati rahvaalgatuse korras. Iga kihelkond mälestas oma langenuid. Seetõttu olid need mälestussambad inimestele eriti kallid. Kohe pärast Eesti annekteerimist asus kommunistlik režiim Vabadussõja monumente hävitama. Mälestus iseseisvast Eesti riigist pidi kaduma. Rahvas aga ei loobunud oma ajaloost. Riskides Siberisse saatmisega peideti palju Vabadussõja monumente ära ja 1988. aastal laulva revolutsiooni ajal hakati neid taastama. See oli nagu nõidusunest ärkamine. Ausammaste juurest jõuti mõne aastaga Eesti Vabariigi taastamiseni. Kõigil langenutel peab olema õigus mälestamisele, kohale, kus nende lähedastel kõigil Eesti inimestel on võimalik minna. Vabadussõja mälestusmärgid me oleme taastanud, aga kommunismi ohvrite puhul me väga paljude haudu ei tea, nad on Siberi avarustes. Ja seetõttu oli kohe selge, et me vajame Eestis ülemaalist kommunismi ohvrite memoriaali, kus peavad kesksel kohal olema kõik üle 20 000 inimese, kes kaotasid oma elu kommunismi režiimi kuritegude läbi. Nii nagu me peame oma lähedastest, kes on siit ilmast lahkunud, peame neid meeles, austame neid, siis ka rahvana peame neid inimesi meeles pidama, neid tuhandeid ja tuhandeid, kelle nimed seal memoriaalil on, kes andsid oma elu ainult selle eest, et nad armastasid oma kodumaad.